Austatud sõbrad, tervitan teid otse Kadriorust ning soovin meile kõigile palju õnne meie kõigi Toronto Eesti kodu aastapäeva puhul. Eesti Maja Torontos on aastakümneid olnud eestlaste keskuseks kaugel isamaast. Te olete osanud hoida oma rahva ajalugu ning traditsioone, võideldud ajuti võimatuna näiva iseseisvuse eest ning rõõmustanud Eesti iseseisvuse taastamise järel. Eesti ja eestlastena jäime ellu tänu ühistele ettevõtmistele, tänu kogukonna ja kodutundele, tänu kõigile sellele, mille tulemusel sündis 50 aastat tagasi Eesti oma kodu Torontos. Ma tänan teid kõiki selle pühendumise eest ning olen kindel, et Eesti Maja Torontos on jätkuvalt kõigi eestlaste heaks koduks ning Eesti esindajaks Kanadas. Kallid sõbrad, ma tänan kõiki, kes on pikkade aastate vältel hoidnud eestlust ja Eesti Maja Torontost. Muidugi aitäh ka Eesti Maja praegusele juhatusele ning juhatuse esimehele Raivo Remmelile. Õnne sünnipäeval! Tere tulemast kõigile Eesti Maja 50 aasta juubelipeole. Meie maja on sel puhul täitsa täis, nii et tänaseks ürituseks võinud see saal mitu korda suurem olla, et kõiki peole soovijaid ära mahutada. Ja teil õnnestus pileteid saada, ma imestan, et te neid topelthinna eest linna veel ära ei müünud. Ja nüüd on aeg, et teid tervitab Eesti Maja esimees Raivo Remmel. Tere õhtust, kallid Eesti õed ja vennad. Olen tõesti rõõmus, et nii suur pere on tulnud meie 50. aastapäeva juubelit pühitsema. I also welcome our non-Estonian speaking brothers and sisters. The Estonian house is your home as well as ours. Meie pere on tugev, meie pere on terve ja elujõuline. Oleme uhked ja oleme rõõmsad. See on meie kodu, see on meie pidu ja täna pidutseme. Aitäh! Esimene etteaste täna õhtul on Kalev Estieni noorte võimlemisrühm, mida juhatab Terje Korjus.
Ja nüüd meil on nii hea meel jälle tervitada rahvatantsijaid meie pidudel. Kungla rühmal on pikk ajalugu ja seljatagu palju esinemisi. Ka mitmel korral on Eestis tantsupeol käidud. Nüüd on uus hoog sisse puhutud ja noortel on jälle võimalus rahvatantsu õppida ja meil võimalus.
pikad tornid paistavad, kodumaa meelitavad mind. Mu südames on tunda veel, rõõmust laulab minu keel. Olen jälle Tallinna teel. Ma pidin kaua ootama, enne kui sain tulema. Nüüd olen teel tagasi. Ja nüüd, et tulen tagasi, enam lahku iialgi. Nüüd ma olen Tallinna teel. Laulge kaasa. Tallinna teel, Tallinna teel. Olen nüüd Tallinna teel. Tallinna teel, Tallinna teel. Olen nüüd Tallinna teel. Ma olen kaua unistanud käia mööda tänavaid, ajalugu pole unustanud. Kus sangarid langesid ja iseseisvust võitlesid, sinusta valgeliku all. Kui mõni peaks unustama, kus on nende sünnimaa, meile peab meelde tuletama. See on meie kodumaa, kallis kaunis Eestimaa ja lähme uhkelt Tallinna teel. Tallinna teel, Tallinna teel. Olen nüüd 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 Tallinna teel. Nüüd, et oleme rahvuslikus meeles.
Vahel tundub, et viidan sama palju ärkveltunded nii kodus kui ka teises kodus Eesti majas. Hellakeste ja Kaidi koondustel olen 100 kilo jõuluvorste teinud ja piparkokke küpsetanud, sõlmed selgeks saanud ja lasketiirul laskevõistlustel paugutanud. Noorte ruumis on kõige seda ajalugu näha. Eesti majast sain ma oma Eesti passi ja hiljemgi Euroopa Liidu passi. Estaaksi filmi õhtul olen filme nautinud. Ma ajan oma finantsasju Eesti Pangas ja saan Eesti muusikat osta e-storist. Kui kõht tühjaks läheb, on Ülle alati valmis pakkuma midagi head ja paremat. Muidugi käin ma iga nädal ka siin Eesti koolis, et käänata ja pöörata. Käin ka rahvatantsus iga kolmapäev ja tuljaki on selgeks saanud. Eks iga mõni vahe kodu ja Eesti maja vahel leidub. Näiteks mu Eesti sõbrad on Eesti majas, kui mina seal olen ja mitte minu omas kodus. Vastupidi oleks natuke imelik. Ja võib-olla teine vahe on, et omas kodus me kõnesid ja aktusi tihti ei pea. Muidu on nad samad soojad mul südames. Palju enne sünnipäevaks kallis teine kodu Eesti maja. Aitäh, Liisbet. Järgmiseks, kus on Paul Marley? Peale. Ma olen alati šokeeritud, kui suur osa ta on olnud minu elust. Olen kindel, et tulin siia esimest korda, kui olin ainult paari nädalat vana, kui mu ema lükkas mind siin vankris. Olen kindlasti siin mitu korda peale seda käinud. Hakkasin siis lasteaias käima ja laste rahvatantsurühmas tantsima, nii et tulin siia ikka üsna tihti. Mõtlesin natukese ja avastasin, et peaasi, et elan Torontos, olen kindel, et tulen vähemalt üks kord nädalas Eesti majja. Kas Eesti kooliks, rahvatantsuks, et minna laskma, et pangas käia, muidugi mitte samal ajal. Mul on alati põhjus, et siia tulla. Siin on kodune tunne, kus alati näed ühte tuttavat nägu. Loodan, et Eesti maja kestab veel 50 aastat, sest sooviks üks päev näidata oma lastele või lastelastele seda ajaloolist kohta. Muidugi ma räägin sellest toolist kohvikus, kus ma vaatasin hoki kuldmedal mängu, kui Sidney Crosby lõi kuldmedal värava Kanada jaoks. Järgmiseks siis võtame üks tuttav nimi, Leiki Veskimets. Kas Eesti maja on sulle tuttav olnud? Natuke, jah. Eesti maja on mul olnud eluaegne side Toronto Eesti ühiskonnaga. Alustades lasteaias õpilasena ja hiljem osaledes guidides õppisin paremini eesti keelt rääkima, laulma ja teistega suhtlema. Käisin edasi keskkoolis ja gümnaasiumis, kuni olin ise küllalt vanad lasteaias õpetada, mida tegin 7 aastat. Kas esinemas suures saalis näidendis, pühitsemas oma leeripäeva kristallsaalis, harjutamas rahvatantsurühmaga või isegi võistlemas väikses saalis fotonäitusel, olin veetnud väga-väga mitmeid tunde Eesti majas. Siin on alati sõpru, tuttavaid ja tunnen ennast siin nagu kodus. Tuhat aastat tõusu mitte luigele. Oma rahvust maha saata. Saaren on nagu orjaks lüüa ei. Eestlane olen ja eestlaseks jään, kui mind eestlaseks soovib. Eestlane olla uhke ja päev, vabal isamoodi. Ja just nõnda vabal isamoodi. Tuhat kõue häälsed küsijad, vabam
põlistalud püha mul. 1000 korda 1000 püsija, kõige kiuste elus hoia, püha küll. Eestlane olen ja eestlaseks jään, kui mind eestlaseks loobin. Eestlane olla uhke ja hääl, vaata isamoodi. Ja just nõnda vabal isamoodi. Nende meeste moodi. Suur aitäh! Tere õhtust, head inimesed! See tunne siin laval olla on täpselt nii, nagu Peeter Koppillem ütles seda oma anekdoodis. See tunne on võimas ja mina seda tunnet inglise keeles teile rääkima ei hakka. Meil on erakordselt hea meel, uskuge meid sõbrad, olla selle lava peal. Ja see on meile väga suureks auks, et me sellise kutse saime.